No nii, tere taas. Täna käisin hambaarsti juures. 2 sammast tõmmati välja. Ja täna sain teada ka selle asja, et Mario Krank on minu auto jupi kaupa müünud vana rauda. Ja ainus asi, mis alles autost on jäänud, on rool ja rattad. Mis tähendab seda, et minu eestkostja, kes on Mario Kranki kaasosaline, saigi oma tahtmise. Ma palusin eestkostjalt abi, et ta aitaks mul auto korda teha, otsiks autoremondi töökoja ja puhaja. Aga selle asemel ta hakkas kiusama ja kiusas nii kaua, kuni ma lihtsalt loobusin. Ja siis sattusin mina Mario Kranki nimelise narkomaani otsa, kes lubas 1 kuu jooksul minu auto korda teha ja selle mulle siis ilusti tagasi tuua. Ja kokku sai Mario Krank minu käest selle eest 1000 eurot. Ja mina jäin autost ilma, sest Mario Krank ei kavatsenudki seda mulle tagasi tuua. Ja kuna seda autot nüüd enam ei ole, siis suvi tuleb, mina Saaremaale ei pääse, mina vesijalgrattaga oma hobiga enam tegeleda ei saa, mis tähendab, et nüüd ei ole enam oluline, kas Kristiina jääb minu eestkostjaks või ei jää. See pole enam oluline. Sellepärast, et kogu selle pasa, mis ta tekitas, saab tema nüüd enda kaela. Mul ei ole enam mõtet teda kaitsta ega päästa. Ta ju ise hakkas niiviisi mind kiusama. Ta teab väga hästi, et mul on vaja abi ja tema kiusab, tema lihtsalt kiusab. Minu eestkostja päris nimi oli Kristiina Uuskar, aga pärast abiellumist sai temast Kristiina Lehtmaa. Vat niimoodi. Ja tema on Mario Kranki kaasosaline, kes meelega 5 kuud venitas, enne kui politseisse avalduse tegi. 5 kuud pärast autovargust alles oli eestkostja nõus avalduse tegema. Sest siis, kui me talle andmed saatsime, mis ta pidi avalduseks vormistama, siis ta ei teinud mitte midagi. Ja nüüd on hilja juba. Autot enam ei ole, tagasi ma seda ei saa, rataste ja rooliga mul ei ole mitte midagi teha. Nii et jääbki ära selline asi nagu vesijalgratta talvekorterist tagasi siia Tallinnasse toomine ja Harku järve ääres sõitmine. Korteri remont jääb ka tegemata, sellepärast et ajutiselt mööblit Saaremaale viia ei saa, pluss veel muud teised asjad, mis jäävadki Saaremaale. Niisiis mitte midagi ei ole teha. Ta tõmbas mulle koti pähe, koos Mario Krankiga 2 varastasid mu paljaks. Nii et hüvasti auto, hüvasti iseseisev elu. Ma ei saa isegi Saaremaale enam minna. No selge, jäägu siis nii.